Siin Haapsalu raudteejaamas olen kokku saanud Kaido Sipelgaga, kes on pärit Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Tere, Kaido! Tere! Eelmise valitsuse ajal, kui sotsid olid koalitsioonis Reformierakonnaga, võis SDE poliitikute hulgast leida vaid paar inimest, kes toetasid Haapsalu raudteed, eelkõige siis Neeme Suur. Miks on sotside poolehoid teie arvates niivõrd leige? Eks siin tuleb näha seda, et see raudtee ei ole iseenesest poliitiline küsimus. Raudtee on puhas regionaalarengu küsimus. Ja selleks, et saada aru regionaalarengulisest vajadusest, peab ise sellele lähemal olema. Neeme, kes on Läänemaa inimene olnud, mina, kes ma olen põline haapsalane, meie seda vajadust näeme. Kuigi jah, ma olen elus mõelnud selle peale nii ja naapidi ja näinud selle asjaga teist poolt ja mõistan ka osaliselt neid, kes ütlevad, et ei ole mõtet. Aga ma olen nüüd leidnud enda jaoks vähemalt vastuse, miks seda tõepoolest vaja peaks olema. Ja miks? Vaadake, raudtee lihtsalt ainult sellepärast, et Tallinnas tööl käia. See ei lahenda Haapsalu jaoks ühtegi küsimust. Raplas käib 20% tööealisest elanikkonna, võib-olla 10 käivad Tallinnas tööl. Kas see lahendab Rapla jaoks midagi? Ei lahenda. Haapsalu jaoks on raudtee lahenduseks või edasiminekuks siis, kui meie linn ka ise muutub selliseks, kuhu tulevad inimesed, kes ei saa või ei taha liikuda ise autoga. Haapsalu üheks võimaluseks on täna parim taastusravi koht ja selles kohas me saame kasvada. Ja sellele seltskonnale, kes tahab, kes paratamatult võib-olla isegi ei saa eelistada bussi, kelle jaoks see on ebamugav. See on üks väga selge põhjus, miks mina olen nüüd veendunud, et reisirongiliiklus Haapsalusse on kindlasti vajalik. Aitäh selle seisukoha eest. Te ei ole erakonna liige, kuid olete kandideerinud juba enne, kui teist sai linnapea kandidaat. EAS, millega olete seotud, on aga üpris räsitud erinevaid skandaale pidi. Kas EAS ja Puhka Eestis on teie arvates hästi tutvustanud Lääne-Eestit? See on nüüd küsimus, kus ma ei saa anda teile selget vastust, sest minu ülesanded on EAS-ist teised ja oma poliitilises tegevuses annan ma ainult ranget isiklikke seisukohti ja kindlasti ei anna neid ma oma tööandja suhtes. Minu tööandja osas peate te küsima, minu tööandja esindajatelt. See on meie omavaheline selge kokkulepe ja vastastikuse austuse osas nii töö rolli kui erarolli koha pealt jätan ma selle küsimuse sellepärast kommenteerimata. Arusaadav. Minu viimane küsimus teile kõlaks nõnda, et kuidas valija peaks suhtuma SDE toetamisse ajal, kui Urve Palo oli mõnda aega tagasi selgelt vastu Kagu-Eesti arengukava allkirjastamisele nii kaua, kuni sealt ei võeta välja Võru rongiliikluse taastamise plaani. Kas saab uskuda, et SDE on täna valmis toetama Haapsalu raudtee kiiret taastamist ja mida teie linnapeana selle heaks saaksite ära teha? Siin oli hästi mitu küsimust korraga. Et selles osas, mis puudutab Võru raudtee taastamist, ei oska ma praegu vastust anda, sest sellest mina olen veendunud, et milleks vastamiseks ei ole vaja lihtsalt ainult küsimust, vaid on ikka vaja teada ka, millest sa räägid. Ma saan öelda, et Haapsalu jaoks on võimalus ja kasvuvajadus selle asja juures olemas, mis kaalub üle selle võimaliku suhteliselt väikese investeeringu, suures mastaabis võttes suhteliselt väikese investeeringu, mida see liigutus vajaks. Ja see ongi asi, mida võimu või valitud suhtudes saab teha. Saab selgitada, näidata faktidega. See on mõistlik lahendus just selle kasvu jaoks. Et kui me ei kasuta kõiki oma võimalusi ära, siis meie Haapsalus saab varsti üks Hääpsalu. Hääbub vaikselt ära turismikülaks. See on see, mille pärast olen mina siia teie ette tulnud ja ka pannud ennast valimistel kandideerima, et muutusi on vaja ja ei ole vaja väikese muutusi, on vaja suuri muutusi. Kaido, kui peaksite minema Tallinnasse, kas valiksite selleks rongi, bussi või auto? Ma ei valiks selleks bussi ja kui ma eelistaksin rongi, sest ma saan rongis siis ka tööd teha sellel ajal, kui ma sinna lähen, et ma ei ole Tallinnasse jõudes roolimisest ja ummikutest surunud.
ja täna Tallinnas töötades sõidan ma seal ka ikka alati pigem trammiga, kui käin jala, sest ausalt öelda on seda istumist meil kõigil nagunii liiga palju.